olen kinni püünud meie tiimi, RXT Drift tiimi sõitja Artur Altmetsa ja kuna nii paljud on küsinud infot siis tema kohta, siis mõtlesime, et teeme väikse intervjuu või lihtsalt räägime vabas vormis, et võib-olla kuidas Artur driftini jõudis ja kuidas meil nagu siiamaani see teekond läinud on esimese etapini ja nüüd, kuna ka esimene etapp on läbi, siis võib-olla räägime lõpus ka natuke sellest. Artur, räägi natuke ennast, kui vana sa oled ja kuidas sa driftini jõudsid? Praegu olen siis 13 ja driftini jõudsin juba põhimõtteliselt 6-aastaselt, kui siis minu suurem vend Andrei Raudu hakkas drifti sõitma ja see pisik hakkas mulle kohe külge, et külgees on ikka lahe sõita ja pidi ikka midagi tegema. Jah, Artur on pärit Rapla lähedalt väiksest kohast, Metsküla, Raiküla ja kuna Andri sõitis eesvend, eks ju, et siis said ju kogu aeg kaasas käia ja näha seda melu ja siis juhtuski tegelikult niimoodi, et pidime korraks kahjuks oma ehitatud auto maha müüma, aga õnneks oli ainult ühe hooaja põhimõtteliselt kodust ära, et siis jõudis koju tagasi, et korra oli isegi variant, et ehitame uue, oli isegi kere juba olemas, aga kuna siis, kui tekkis see variant, et saame oma vana auto ikkagi tagasi, siis oli lihtsam niipidi minna ja siis see kõik vana tuttav enda tehtud. Oskad sa öelda ka, mis autoga sa sõidad? Ma sõidan E46 kupeega, PEM-i V8 biturboga ja see teeb 400 kilovatti ja 700 Newtonmeetrit jõudu ja semi-pro klassiks on see ikka paras auto. Ja kõige parem tegelikult ütleme, et selle loo juures on siin see, et Artur tegelikult alles nüüdseks 2 nädalat tagasi sai alles esimest korda asfaldi peal sõita üldse. Et ta on ainult sõitnud talvel, tuli nüüd talvedrifti siin 3. kokkuvõttes ja ainult talvel sõitnud ja põldu nühkinud, et asfaldi kogemus 0, sellise auto, nii võimsa autoga 0, et käisime Pärnus, said seal sisse elada. Kuidas Pärnu esimene trenn oli? No Pärnu esimene trenn oli ikka suur kogemus, sellepärast et enne seda trenni oli mul nii suur pinge, sellepärast et just selle sama asja pärast, et ma ei olnud ju kordagi asfaldi peal külges siis sõitnud ja pinge oli nii suur, et vist tuli püksi peaaegu. Aga kui sinna jõudsime ja enam-vähem saime rajaga tutvutud sai, siis hakkas vaikselt tulema, et seal ringi kaudu hakkasime proovima ja lõpuks oli juba päris hea. Jah, ja siis sai mindud veel järgmine päev või ülejärgmine päev sai korra veel Kehalas käidud, aga seal ainult 3 ringi ja differendis otsad, eks ju, nii et siis ei olnudki varianti, et garaaži ära, tegime väiksed muudatused, tegime auto korda ja nüüd eile jõudsime siis siia Raasillale, siia uude keskusesse ja siin, kuidas see rada tundub sulle? Rada on äge, see on siuke lõpus on tehniline ja alguses on kiire ja lahe rada on siia tehtud, et kindlasti kõikidele uus ja kukkus päris hästi välja. Jah, et eile olid siis trennid meil. Artur alguses peale kohe väga kindlalt sõitis, sai järjest kindlust juurde, kõik läks hästi ja täna hommikune trenn ka, kõik oli ok, aga täna hommikul alles sai esimest korda nii-öelda tandemit proovida, ei olnud tandemit sõitnud. Esimene tandem jäid natuke kaugel, tegid oma asjad ära ja teised 2 tandemit oli juba vähe parem, aga eessõitja tõttu ei saanud kummagit ringi lõpetada, nii et esimene tandem siis top 16, mis tunne oli? No selles mõttes, et kuna oli juba kvalifikatsioonis siuke, mis me saime 82 punkti. Ja et kõigepealt oli 0. Kõigepealt oli 0 ja siis oli ikka pinge oli jõhkralt suur, et ja siis 0 pealt Artur lihtsalt külmalt 82 punkti põmm, tõmbas 5. eks ju. Ja siis
top 16 oligi niimoodi, et kuna quali tulemus oli nii hea, et ma põhimõtteliselt võtsin vabalt, et üritasin endast anda parima ja selles mõttes, et pinge oli ikka kõvasti väiksem kui kvalifikatsioonisõidus, eriti teises. Ja nii tuli esimene tandemi võit ära, nii et esimene võistlus igati korda läinud, kvalis punktid käes, esimene tandemi võit, teine tandem väikse vea tõttu tuli kahjuks kaotus, aga see on ainult kooliks Arturile. Ja ega meil siin muud ei olegi, et nüüd natuke teate rohkem meist ja Arturist ja järgmine nädalavahetus siis Riias. Näeme. Super! Kõik joon on paigas, kõik on kindel. Ei ole mingit pabist.